Tšau rahvas, täna ma näitan natuke, kuidas launchpadiga nagu mängida või nagu kuidas mina mängin sellega. Kuidas üles jätida seda seadet, on mul videona siin olemas. Alustuseks, enne kui hakata tegema, siis loomulikult tuleb valida laul. Et enne kui hakata kellegi teise lugu kasutama, siis küsige enne luua ka. Lihtsalt igaks juhuks. Mina mängin praegu selle autoriõigusega niiviisi, et ma eile tegin just selle jaoks eraldi loo. Pole just kõige parem, aga näitab vähemalt tee ära. Juhul kui on sõnade laul, siis teha endale sõnade rütmid. Ehk siis igale sõnale on üks löök. Arusaadav. Enne kui hakkad mingi lugudega mängima, siis kuula rahulikult enne läbi. Proovi lugu sektoreerida. Niimoodi, et löö lahku kõik näiteks trummid, hi-hatid, kõik muu sõkkune, mis on võimalik oma käega näiteks mängida, ütleme nii. Juhul, kui sa oled piisavalt läbi mõelnud selle loo peale, siis võid täie rauaga minna nüüd peale ja hakata siin tegutsema sellega. Ma teen täiesti uue projekti ja te näete ise ka, kuidas midagi teeb. Nii, kui sa oled nüüd sealt videot tagasi tulnud, siis kõik peaks olema nii, nagu siin on. Ehk siis, kui nüüd hakata siin animatsiooni tegema või midagi sellist, siis võtta MIDI effects ja MIDI effect track ja libista see MIDI peale. Siit alla nüüd tuleb sokkune lahter, siit nüüd see keskmine, siit neljast see alumine teine, valid selle peale ja siit lahtrist üle võtad siit key. Ja tuleb selline klaveri laadne asi ette. Ja nüüd võtta siit chord ja tõmba see siia peale. Tekib selline kaks jutti, üks on niisugune valge ja teine niisugune roheline. Aga see on praegu pärast vaatamiseks, see ei ole hetkel tähtis. Ja nüüd võtta siit chordi alt shift 1 ja valid üks kord noolega üles näiteks. Ja nüüd, kui sa lähed launchpadi peale, tekib kohe teine tuluke siia kõrvale. Ja nüüd, kui sa pead shift 2-ga samamoodi tegema, aga mitte üks, vaid 2 korda, siis tuleb kohe kõrvale veel üks. Ja niimoodi, kuni lõpuni teedki rahulikult. 1, 2, 3. Nii, on meil see. Nii, 4. Viis. Ja 6. Nüüd on terve joon täiesti olemas. Ehk siis, ma tahan nüüd seda joont dubleerida nende kahele joonele. Seda saab niiviisi, et sa võtad uuesti koordi ja tõmbad selle uuesti siia peale. Ja nüüd see kord, mis nüüd siia kõrvale tekkis, dubleerib nüüd eelmist. Ehk siis näitena, kui võtad shift 1 siit teise kordi alt ja nüüd tirid 16, -16 peale, see peaks tekkima siia launchpadi peale kohe kõrvale, üles, rida ülespoole, nagu näha. Ja shift 2 peal pluss 16. Ja nüüd meil on tõesti 3 joont olemas. Ja nüüd, kui ma tahan ta vilkuma panna, nii nimetatud, siis võtame siit rahulikult deprecator ja paneme siia chain'i peale. Ja tuleb siia see. Ja nüüd, kui me peaksime siia peale vaatama, ja näed, töötab. Aga ütleme, ma tahan seda kiiremaks teha. Võtame siit selle reidi ja tiimime seda natuke allapoole. Ja kui nüüd, kui me peaks uuesti valitama, käib kiiremini. Nii. Aga nüüd, kui ma tahaks ta teha nagu ussiks või nagu pikaks jooneks, siis võtame siit note length'i ja tõstame siia chain'i peale.
ja length siin tõstame natukene kõrgemaks. 211. Tuli nii nagu tuli. Ja nüüd kui ma peaks vahetama, tekib selline asi. Et see on nagu põhimõtteliselt sookene üld asi, mida sa saad teha siin. Et juhul, kui sa tahad mängida edasi siin nendega, siis saad täiesti rahulikult teha. Ma näitan, kuidas teatud nuppude peal saab ka teha ainult teatud animatsioone. Ehk siis, kui sa algusest panid tähele, siin oli see, tekkis see roheline joon ja valge joon, siis see ongi nüüd see, kui sa saad nüüd piirata seda piirkonda. Et mis nupud nüüd hakkavad aktiveeruma. Nüüd sinu töö on see üles otsida. Nüüd kui vajutan launchpad'i peale, ka kiirgab siin selle klaveri plaani peale. Selle riistkülge algusest. Ja nüüd tirid kuni selle soovitud nupuni. Nii, see on siin vahel. Umbes. Nii. Ja nüüd valime need piirkonnad, ütleme see ja see nupp. Võiks teada, eks need 3 nuppu. Nüüd otsime selle, võtame siit teise poolt selle ristküliku, tahu ja tiirime selle siia peale. Aga teeme niimoodi, et sa oled nüüd selline anarhia tüüp ja tahad kõik kohe algusest teada hakata. Ehk siis nüüd tiiri sisse siia peale rahulikult, siia lähedale. No, tahab veel saada. Nii. Ja nüüd ainult see nupp töötab. Kõik teised nupud ei tööta. Tänu sellele. See nupp töötab. Ja kui seda nüüd dubleerida, siis võtad siit chain'i pealt. Jah. Parema klõksuga ja duplicate. Ja nüüd tegid täpselt sama selle duplikaadi. Ja liigutame näiteks selle esimese siia. Ja nüüd töötavad need 2 nuppu. Ja niiviisi sa põhimõtteliselt panedki piirid paika. Ja kui sa tahad nüüd näiteks veel mängida siin, siis Applicatori all on veel mingisugused presetid olemas. Näiteks Con ja Diverse ja kui ma peaks vahetama, tekib 2 poole see. Ja see teeb nagu täitsa tavalist. Velocity teeb värvi. No. Tõsime selle näiteks siia alla. Nii. Ja võtame selle random ja paneme põhja. Drive key. Võtame nii. Umbes pool. Ja nüüd kui peaks vahetama. Ja nüüd sellega sa saad siin veel mängida värvidega, kui sa väga tahad. Et see on nüüd tegelikult täiesti sinu teha. Siin erinevad efektid täiesti olemas ka, millega saad siin täiesti rahulikult mängida. Esimene etapp, sul on vaja kordiga nagu pinda laotada. Siis on Applicator, mis näitab sulle selle vilkumise. Node length näitab sulle siis, kui kaua see vilkub. Ja Velocity annab sulle värvi. Edu ja jaksu siis sellega. Ja siis ma näitan ka, kuidas ma enda loole selle peale tegin.